Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajad, Autotund eetris, stuudis Tarmo Tähepõld ja Martin Mets Geenius autoportaalist ja pärast tuleb meile külla Henri Vennikas, kes on Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Ta on autotehnika õppekava juht ja me räägime nendest erinevatest tehnoloogiatest, mis tänapäeval kõik tahavad saada kõige paremaks. Hübriidid, elektriautod, et kuidas nendega siis täpselt on. Millest saates veel? Saates räägime Tartu maantee loomaliiklusest. Ja räägime sellest, et suured autofirmad kuulsad on hädas. Aga mitte kõik ja mõned vahetavad lausa omanikke. Bugatti läheb orvaatlastele. Ja veel mõnest teemast jõuame. Nii, meie nädala tähelepanekud. Mina panin nädala sees tähele seda huvitavat asja ja mitte ainukesena. Aga ma võtaks seda kokku niimoodi, et Tallinna linnal on kindlasti mingi poliitiline tahe teha oma asju, näiteks rohelist pealinna, ma ei tea, kas see tahe on ka siiras või on see ainult PR, aga teisest otsast on Tallinna linnal pidevalt väga tugev, ma ütleks, sama avaliku suhtluse või PR-i probleem. Ja nüüd viimane, ühesõnaga, natuke aeg tagasi mäletate, kuidas koristati tomateid suurte ekipaažidega 3 tundi tänavalt, siis nüüd sattus kokku selline asi, kus pidi olema autovaba päev, sellega seotud üritused, nagu iga aasta, promome seda, et äkki ei liiguks kogu aeg autoga. Jäeti ära, sellepärast, et viirus, vähemalt nii öeldi, et ei ole mõtet mingeid üritusi teha. Aga samal ajal tehti selline asi, et Tallinnas oli päev otsa tasuta parkimine. Väga äge, mulle meeldib, jõle tüütus, mina, kes ma käin autoga siin Tallinnas, jälle pead maksma selle parkimise eest, no fantastiline, mina olen rahul. See kehtis siis Europargis, kehtis linnaaladel ja vist nendes kohtades, kus on parking ja tegelikult minu arust oli tegemist lihtsalt ühe ettevõtte promokampaaniaga, parking nõrga B-ga äppi promokampaania, näed ise ka siin tegin praegult. Ja see tähendab siis seda, et selle äpiga saad nüüd parkida ka nendes Europargi parklates ja ka kas ka avalikes linnaparklates või nii-öelda linnatänaval. Just, ja see tasuta parkimine tähendas tegelikult seda, et sa pidid maksma, lihtsalt sulle see raha kantakse 2 päeva jooksul tagasi. Ilmselt selle järgi sai siis parking teada, kui palju kulus ja ma arvan, et see maksab linnale ja Europarkile selle kõik kenasti kinni. Tegimasti reklaamkampaaniaga lihtsalt, et kui lollile ajastus see võis olla, et me jätame autovaba päeva, jätame ära, või siis mõtles tõesti keegi linnasüsteemis, et oodake, aga see on ju tasuta parkim, järelikult inimesed ju siis ei sõida, vaid nad pargivad. Et siis ongi nagu autovaba päev. Ma natuke korra summiksid välja, ma küsin, et kas selle autovabal päeval on kunagi mingit pointi ka tegelikult on nagu sisulist? Ei, no ma ei usu, et see kedagi roolist ära toob, et need asjad, ma ei tea, kuidas mõni linnavalitsuse inimene tuleb siis, kui näeb, et reporterid ja fotograafid on seal valmis linnavalitsuse ees ja siis teab, et jätab auto 200 meetrit eemal ja tuleb need viimased 200 meetrit jala ja annab südant lõhestava intervjuu. Võt, nii et mina näen siin praegult, et Tallinna linn teete, aga vähemalt PR-is on teil vaja natukene küll paremini oma asju ajada. Aga PR-ist räägime edasi, sellepärast, et mis minule on juba tükk aega silma jäänud, ja täna hommikul, kui ma just ka autoga Tallinnasse sõitsin ja enda autos tasulisse parklasse jätsin, siis meil tee ääres on sellised ühe ehituspoe reklaamid, mis on sellised suurelt, on seal kirjas, et ma ei tea, -30%, mis on pannud sellise punase ringi sisse, see näeb välja täpselt nagu liiklusmärk, sa sõidad 70 alas ja sa näed, et mingi suur 30 on. Noh, muidugi, sa saad aru, et tegemist ei ole liiklusmärgiga, tegemist on suure liiklusmärgi sarnase sellise reklaamiga ja sa saad aru, ei, see ei ole liiklusmärk muidugi, aga tegelikult liikluses juhina sa oled harjunud, et kui sa näed sellist märki, siis sul ikkagi ajust käib mingi asi, nõksakas käib läbi, on ju, ja sa näed, et 30 ja siis sa pöörad muidugi selle reklaamile tähelepanu ja näed seda, tegelikult see on ikka väga häiriv, minu meelest see on nagu
selle ehituspoe poolt üsna selline kehv kampaania, et see kindlasti püüab tähelepanu, aga pigem minu jaoks see töötab praegu küll vastupidi, et see on väga häiriv, kui sa näed selliseid liiklusmärgi sarnaseid asju ja selliseid asju muidugi varem ka tehtud on ju, see on vana nõks on ju, niiviisi tähelepanu püüda. See on ju samast rubriigist, mis on need raadioreklaamid, kus tihti kasutatakse sireeni häält. Umbes, ma ei tea, viu, hinnapolitsei on kohal, miks teil nii kallid hinnad on? Ja samamoodi see autojuhte väga häirib või kuigi signaali laseb, tihti on reklaamides kasutatakse signaali häält, et seda tuleks jällegi, need, kes neid reklaame ja asju teevad, natuke mõelge, et tähelepanu saate küll, aga kas see ohutu ka on? Täpselt, et keegi paneb selle signaali peale kohe plokki kuskil liikluses, et kas seal tegelikult nagu on mõtet, et ma saan aru, et nagu raske on nagu reklaamiga võib-olla niisama tähelepanu püüda, siis kasutatakse neid vanu nippe, aga need on üsna ebameeldivad, tegelikult jätavad halva mulje. Ma käisin muuseas reedel meie selle lolli liiklussõlme raames järjekordselt ka, samuti Tallinna Tehnikakõrgkooli spetsialistiga vaatamas mingeid liiklussõlmesid. Ja kuna ma temaga sõitsin läbi linna, siis vestlesime ikka, vaatasime märke ja et kogu see märgindus ka mõne liiklussõlme juures, mida me siis hakkame siin lähiajal kajastama, on ikka täiesti metsas. Ja ma ei saa aru, kuidas see võimalik saab olla, et aga täpselt ei saa, et on täiesti vale liiklusmärk, küll aga on leitud sinna näiteks kohtmärgile, mis näitab, et ma ei tea, Olerex 2 kilomeetrit, et nagu, aga see märk, mis seal peaks olema, seda ei ole, mis aitaks keerulist sõlme võib-olla inimestel paremini mõõta. Kõige parem asi tegelikult, mida viimasel olen näinud olen, ma ei teagi, kas see nüüd läheb sinna, et pärast inimesed kirjutavad ja helistavad mulle, et ma olen ise rumal ja ei tunne märke, on, kus ma sattusin nädalavahetusel Võsul olema, seal Võsul on see põhitee, see meretänav või mis ta on, ja seal keset seda on Anna teed märk, aga seal kõrvalt ei tule mitte midagi. Seal ei ole mitte, see on selles kohas sirgetees on pärast ristmikku, on Anna teed märk. Kellele ja kus kohast? Segadust on vanadest aegadest, kui Võsu oli suvituspealinn, kas see äkki ei, see on hiljuti tekkinud, sel suvel minu meelest on see sinna tekkinud. No, aga mis siis sinna tuleb, pigem see küsimus äkki kinnisvara arendusel, et sinna tuleb midagi väga olulist? Seal käib üks kinnisvara arendus, täpselt seal kõrval, aga seal ei ole mitte midagi, see on keset teed sisuliselt, on Anna teed märk. Kus, kuidas ja kellele? Kes teab, siis saatke auto@genius.ee, saatke Martinile selgitus, mis märk see on. Nii, autofirmad, kellel läheb hästi, kellel halvasti. McLaren, mis on ju tuntud sportautotootja ja vormelimeeskonna, ka vormeleid toodab, pani oma tehase peakorteri arenduskeskuse müüki. Et kui ma seda pealkirja nägin, siis tundus kohe väga traagiline. Tegelikult, kes on näinud näiteks sellest samast Netflixi Drive to Survive seriaalist või siis pilte, et McLarenil on tehtud väga kihvt arenduskeskus, selline seal on need järved ja see pidi olema hästi selline see on zero... see yin-yang näeb välja ja hästi madal. Pool on vesi, pool on see hoone. Just, et see on kihvt, aga nüüd pandi müüki ja seletus on tegelikult väga lihtne, nagu nad ise ütlesid, et loomulikult selles mõttes esimesena tunnistavad, et neil ongi praegult väga rasked ajad, kõik sportautosid selliseid ei osta ja neil on vaja lihtsalt cash'i, lihtsalt sularaha on vaja, et oma operatsioonidega see raske aeg üle elada ja ütlesid, et ega me ei ole ju kinnisvarafirma, et miks meil üldse peab nii suur maja olema. Mis tähendab seda, et nad otsivad ostjat kogu sellele kompleksile, hinnaks on 200 miljonit naela, mis on siis üle 200 miljoni euro. Et ise seal samas edasi tegutseda. Ja nad jäävad siin edasi tegutsema ja hakkavad maksma siis nii-öelda liisingut või renti. Et tõenäoliselt eks ju pikas perspektiivis neile ei tule odavam, selles mõttes sa pead tagasi maksma see 200 miljonit ja siis maksad veel iga kuu juurde, aga selline asi on neil hetkel ellujäämiseks vajalik. Samamoodi nad siin maikuus plaanisid, et laenu saada, panna pandiks kogu oma see auto kollektsioon, mis neil on. Aga teeme siia väikse pausi, siis räägime teistest firmadest, millel läheb natuke paremini. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund tagasi, stuudios Martin Mets, Tarmo Tähepõld, rääkisime just, et McLarenil on rasked ajad, müüb siin kinnisvara, aga selle kõrval ilmestamaks, et kuidas otseselt nagu see luksusautode sektor ei ole saanud niimoodi pihta, et nüüd
noh, et meil on tohutu Covid ja see on lihtsalt näiteks näide, Porsche, kes siin juba tegelikult augustis avalikustas oma esimese poolaasta tulemused ja põhimõtteliselt on Porsche olnud alati väga selline kasumlik autofirma, aga hoolimata kogu sellest Covidist ja langevast majandusest tegi Porsche sellise tulemuse, et ta oli vist maailma äkki teine autotootja tulemuste poolest. Et mis me nüüd välja lugeda sellest on see, et need inimesed, kes varem oleks ostnud McLareni ja ei jaksa seda nüüd täna osta, siis nad jaksavad osta endale Porsche, jah. Väga huvitav tähelepanek, see võib olla, sest et kuigi loomulikult suure osa Porsche nii-öelda sellest müügist ja kasumist tuleb linnamaasturitelt, mida McLarenil õnneks veel või ütleme siis majanduslikus mõttes kahjuks ei ole, siis kui Porsche müüs kokku neid linnamaastureid on tal 2 tükki, tohutult palju erinevaid versioone, müüs 75 000 tükki, siis Porsche 911 mudelit müüsid nad 16 000, mis oli ikkagi 2,2% kasvu, see tähendab seda, et nad müüsid ka neid 911-sid rohkem kui eelmise aasta sama periood. Ja 5000 Taycani, eks ju, jällegi, McLarenil ei ole oma 4-ukselist elektriautot, aga jah, Porsche ongi teise mastaabiga firma, aga pigem näitab see seda, et ei ole maailmast nagu otseselt raha otsa saanud. Lihtsalt McLarenil on natukene kas siis oma tootevalikuga, et ongi, et liiga nišikas ja volüümi ei ole ja nii kui sealt kukub, ma ei tea, 5000 tiraaži pealt 1000 inimest ära, siis on sul juba 20% raha kadunud. Aga loodame, et McLarenil nüüd tuleb ka täiesti uus mootor, uus nii-öelda mudeli põlvkond, nad on siiamaani olnud tegelikult päris, teevad häid autosid, aga natuke juba vananenud. Et loodame, et see jama saab siin läbi ja siis McLaren tõuseb 1000 ja maksab ilusti oma maja eest renti. Nii, kes veel 1000 tõuseb? Bugatti, tähendab tegelikult, kes teab Horvaatia autotootjat Rimac automobiili? Mina tean, see oli kunagi see auto, millega see Top Geari tüüp ennast, ainus asi, mille järgi sa tead, see Top Geari tüüp sõitis selle rusuteks, pani põlema. Tegelikult on Rimac suutnud selle 11 aastaga, mis ta tegutsenud on, põhimõtteliselt saavutada sellise taseme oma elektritehnoloogias, kõik see akude juhtimine, mootorid, et mingi aasta algus ühes intervjuus ütles Mate Rimac, ma loodan, et ma mäletan hääldust õigesti, et neil on tihe koostöö umbes 15 erineva suurtootjaga ja mingi hetk omas Porsche juba 15% Rimacist ja kuna Porsche on seotud Volkswagen Grupiga ja Bugatti on Volkswagen Grupp, siis nüüd on käimas diil, millega Rimac automobiili saab Bugatti endale. Ja vastutasuks saab siis Porsche Rimacis 49% osalust. Nii et sisuliselt raha väidetavalt omanikku ei vaheta, küll aga saab Volkswagen Grupp lahti Bugattist. Ja siin ongi väga oluline see, et nende ekspertide sõnul Bugatti, ühesõnaga Volkswagen, neil ei ole tegelikult seda Bugattit vaja. See oli Ferdinand Piechi selline sooloprojekt või tema nagu lapsuke ja niikaua kui Ferdinand Piech oli puldis ja siis ka elus, siis keegi ei julgenud selle Bugattiga midagi teha. Sellepärast, et seal on ju veel need suguvõsad taga, Piechi suguvõsad, kellel on suur osalus Porsches ja Volkswagen Grupis. Aga eelmine aasta Ferdinand Piech lahkus ja nüüd vist leiti moodus, kuidas saada Bugatist lahti ja samas, et mingi kontroll jääb, nii et perekond nagu väga ei solbuks. Aga kõige parem selle kohta oli kommentaar Drive Nationis, Dan Brosser kommenteeris, ütles, et just selle Mate Rimaci kohta, kes on firma asutaja, et tavaliselt kui sellised noored inimesed saavad ootamatult edukaks, ütleme, teevad oma esimese suure läbimurde, et siis nad ostavad omal Bugatti, aga mitte terve firma. Aga selle Rimaci koha pealt veel, et Rimac on eelkõige tuntud nende kiirete ja ägedate elektriautode poolest, aga tegelikult nad teevad ju veel palju teisi asju ka veel, nagu jalgrattaid ja erinevaid mingi sellised elektrilised mingid krossirattad ja igasugu imeasju nad tegelikult teevad veel. Aga nagu paljuski, Tesla muidugi ei ole võib-olla kõige õigem näide, et miks on Rimac nii väärtuslik ja miks Volkswagen tahab sealt kinni hoida, on ikkagi nende see tehnoloogia. Intellektuaalne omand.
ja Rimac saab omakorda siis kogu Bugatti sellise käsitöö ja sportautode tegemise oskuse, nii et elektriline Bugatti, siit ta tuleb. Nii, veel siia superautode otsa, sportautode, Nissan näitas üle tüki aja uut sportautot, Nissan Z Proto, mis on küll prototüüp, aga näeb välja nagu päris auto ja ilmselt sellisena müüki tuleb. Suprale konkurent, kõik kihvt, hästi palju retrodisaini ja kõik. Ainuke kurblugu on see, et Nissan ütles, eurooplased seda ei saa. See tuletab mulle meelde seda, et kui me siin suvehakul rääkisime sellest, et Nissan plaanib ennast Euroopast tagasi tõmmata, siis jäi jutt, et linnamaasturid ja elektriautod vist ikkagi nagu tulevad. Ja see nüüd saigi kinnitust, Nissan ütleski otse välja, et jah, et selle Z-iga sihitakse Ameerikat, Jaapanit, Hiinat, Koread, aga Euroopas me tugevdame oma linnamaasturi ja elektriautode valikut. Nii et selge, palun, eurooplased palju õnne, meie tahame sõita linnamaasturitega. Nii, ja siis oli veel Tartu-Tallinn maantee, me ei saa sellest uuest lõigust üle ega ümber, esiteks on see nii mõnus, ma see nädal jälle sõitsin. Ma ei ole vist kordagi sõitnud, ma olen seal 2 korda risti üle sõitnud, vaadanud mõlemale poole, et kui kena selline... Ega ta sõites nüüd oluline elamus, ei ole, et seal ei ole, et võiks sõita nüüd näiteks 180, aga kuidagi alati tundub sündmus. Ja jutt on siis sellest uuest Kose-Võõbu lõigust. 23 kilomeetrit, aga Maanteeamet nüüd andis teada, sellest me oleme rääkinud, neil on see väga kaval loomade jälgimissüsteem, seal on mõnes kohas on nendes loomatarades suured augud, mitte selles mõttes mitte põdramõõtu auk, vaid ikkagi mitusada meetrit, et loom ei peaks seda kitsast avaust, ja siis on andurid, kaamerad ja kohe, kui märgatakse suurt looma, lähevad elektroonilist liiklusmärgid põlema, et võtke kiirus maha loomteel. Ta natuke tuletab neid, mis meil seal Venemaaga vist piirialal on mingid sarnased, mingid lahendused, et keegi tuleb üle, siis kordon ja see on häire. Ja nüüd Maanteeamet avalikustas mõned iseloomustavad videod, et palun järgige neid märke ja oligi, üks on selline termokaameraga tehtud või see nagu Night Vision, kus et rahulikult 3 põtra askeldavad tee ääres ja neist sõidab selle hetkel mööda, ma arvan, et see on pimedas tehtud, mitu sõiduautot ja ei ole, need põdrad ei ole sellise näoga, et me nüüd jookseme minema. Ei, nad seal nagu rahulikult mõtlevad, mis me nüüd edasi teeme. Ja tegelikult et kaamera registreeris need ära, andurid registreerisid ära, lisaks on veel üks video päevasest ajast, kus on näha, kuidas eemalt põllu pealt tuleb suur põder ja tuleb ja tihe päevane liiklus, rekkad kõik ja see põder lihtsalt läheb üle. Et Maanteeamet lihtsalt nende videodega tahab panna inimestel südamele, et kui seal see loomamärk on, siis on tõsi taga, et see ei ole, vaata inimesed on aastaid harjunud sõitma liiklusmärk. Järgmised 3 kilomeetrit põder. Täiesti, kahjuks tuleb öelda, et täiesti mõttetud märgid, see läheb sinna, et sellest ei ole kasu. See näite, et pärast tahaks noomida. Sa korraks näed ja kui sa kohe põtra ei näe, siis sa unustad selle märgi ja kõik unustad kohe ära pool kilomeetrit hiljem. Sa unustad just, et sellel hetkel mul tekib, sest ma olen nii palju loomi näinud, et ma tõesti nii, Tarmo 100% nüüd võtan kiiruse võib-olla 85 peale, aga 200 meetrit hiljem on tõesti ei olnud ju põtra. Jah, et kas see on nüüd möödas või, aga nüüd need uued asjad päriselt toimivad ja ma ei tea, loodame, et kuidagi me kõik siis jääme rohkem ellu. Aga selle maantee peal, mis seal veel välja on toodud, et sinna tehti need puhkealad. Võt see on mul natukene selline, et ma nüüd ei tea, kas nad on mõlemal pool teed. Et kui Tartu poolt tulla, siis et Eesti on nagu nii väike. Mulle tundub, et see Tartust oled tulnud, tõenäoliselt tegid Adaveres, võtsid veel oma see purksi, et mida see on 40 kilomeetrit enne Tallinnat veel siis? Võib-olla see loogika on, vaata ma ei tea, see on rekkameestel, ma saan aru, et neil võib see kelluke kukub, siis sa ei tohi edasi sõita, aga see, et see on see mänguväljak, et rekkamees ka, kui ma ise Euroopas sõitsin, siis oli küll tore, kui lastega, eks ju, lähed sinna Poola bensukasse, seal kõrval on mingi turnikas, et nad saavad natuke sirutada, aga nagu Eestis, kui keegi tuleb sealt kuskilt Lätist, et tal on juba 600 kilti tehtud, aga tore, et nad on. Teeme siia väikse pausi ja siis oleme juba saatekülalisega tagasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund tagasi eetris ja meil on nüüd stuudiosse tulnud külaline, Tallinna Tehnikakõrgkooli autotehnika õppekava juht Henri Vennikas.
tervist! Tahaks täna rääkida paljudest asjadest, kõigest me ei jõua, aga hakkame otsast pihta. Võtame kõigepealt need asjad, mis meie autosid edasi liigutavad. Ilmselt on ka kõige kaugem autoinimene praegult aru saanud, et millegi pärast on elekter see, mis meid peaks ära päästma kõigest kurjast. Riigiti, kes kui palju sinna toetusi jagab, autotootjaid piiratakse. Kas, kui me jätame korraks kõrvale, et näiteks akude kaevandamine on hästi must, ühesõnaga see materjalid ja kõik, kas jõuallikana elekter tundub olemasolevatest kõige optimaalsem? See on väga huvitav selline ülesanne seda selgitada, et kui jällegi võtta täiesti algusest peale, siis esimesed autod olid ka elektriautod. Kõige esimesed olidki selliste lihtsate akude pealt, sellised hästi, hästi lihtsad sõidukid. Erinevatel põhjustel said autod ikkagi peamiselt endale siis sisepõlemismootorid, mis kasutasid siis bensiini ja diiselkütuseid ja kuni tänapäevani suurusjärgus enam-vähem pooleks on neid siis meil tee peal ja väike marginaalne osa on nüüd ka tegelikult siis elektrisõidukeid ja hübriidsõidukid, et viimane näiteks Eesti statistika ka autoregistrist andmed välja võtta näitab, et meil on üle 800 000 auto, millest suurusjärk 9000 on hübriidsõidukid ja 1300 on elektrisõidukid. Et protsentuaalselt see on 0,17% elektrisõidukeid, mis on päris väike. Ja mu enda isiklik kogemus, kui selle valdkonna sees olles, siis 5 aastat tagasi ma väga juba lootsin ja nägin, et elektriautod hakkavad tulema, et nüüd 5 aastaga peaks nüüd olema juba päris tugeva sisenemise turule teinud. Ei ole siiamaani. Tõesti, 5 aastaga see number ei ole oluliselt kasvanud ja kurioosne on näiteks ka see, et suure osa sellest 1300 elektrisõidukist ikka moodustavad veel Mitsubishi e-Mievid, mida siis Eesti turule sisse toodi. Ja selles mõttes see on kas ta nüüd elektriauto iseenesest on parem, seda on niimoodi raske tarbija seisukohast võrrelda, et kui inimesed harjuvad elektriautoga ära, ega nad siis pärast väga tagasi minna ei taha bensiini või muu siis selle tavapärase sõiduki peale. Aga kui me vaatame elektrimootorit ennast, mis selle auto peal on, siis efektiivsuse mõttes on ikkagi öö ja päev. Et enamus elektrist, mis me autosse sisse loeme, sellest enamus jõuab ka siis ikkagi sõiduki edasi liigutamiseks selliseks energiaks, et mootorite siis sisepõlemismootorite puhul on ta ikkagi pigem vastupidi, et enamus läheb soojuseks ja natukene jõuab siis ka tee peale. Kui akude kulu hind kõrvale jätta, kas elektrimootor ja elektriauto on nii palju lihtsam kui sisepõlemismootoriga, et kas see hind võiks sealt otsast jälle tulla ju alla, sest ei ole ju igasugused kütuse, pumpasid ja 100 muud asja, mis selle kas see elektrimootor on jätkuvalt lihtne asi? No see elektrimootor ise on tehnoloogiliselt väga ära optimeeritud, ta on väga lihtne ka liikuvate osade suhtes, et seal on 2 kuluosa öeldakse, et need otsalaagrid, mis lubavad seal mootori ringi käia, võrreldes tavalise sisepõlemismootoriga, see on jällegi väga kardinaalne erinevus, aga eks mõlemal tehnoloogial on omad eripärad, et elektriautodega kaasnevad ohud ja me peame neid ohtusid teadvustama. Eriti mis puudutab näiteks tulekahju ohtu, kui see auto juhtub olema tunnelis või juhtub olema näiteks laeva peal või kuskil mujal, et see on täiesti eraldi käsitlused või samamoodi näiteks liiklusõnnetused, kui elektriauto või ka hübriidelektriauto osaleb liiklusõnnetusest, talle peab lähenema teistmoodi kui tavapärasele sõidukile, et selliseid kaasnevaid erinevaid nähtusid, mis mõjutavad, on teistsuguseid, mida tavaliste nende bensiin- ja diiselmootoritega sõidukite puhul ei ole. Ta on ühest küljest on oluliselt lihtsam, ja teisest küljest on ka keerulisem. Aga teistpidi, et me tahame, et see lihtsus jõuaks lõpuks ka ju hinda, et ma saan aru, et just see sama, et proovime akut on ju valemist kõrvale, et kui akude hinna saaks odavamaks, siis võiks olla elektriauto samas hinnatasemes, mis on need sisepõlemismootoritega autod? No seda on erinevalt jällegi spekuleeritud, mul ei ole nüüd täpselt sellist
kuidas öelda, teadusmaailmas öeldakse, et toorandmestikku, mis seda võiks kinnitada, aga kohati on väidetud seda, mis siis elektriauto entusiastide nii-öelda aruteludest on läbi käinud, on ikkagi see, et praegu autotootjad ikkagi natuke subsideerivad siis seda sisepõlemismootoriga autot, et seda hoida hinna mõistes odavam, kuna ta on sisse töötanud tehnoloogia, et siis elektriauto ei sööks seda turgu veel kohe ära, aga need hinnad kipuvad juba võrdsustuma, ehk siis korralik elektriauto ei ole korralikust sisepõlemismootoriga autost enam nii suure hinna erinevusega ja kellel on vähegi võimalus seda laadida ja kasutada kodumajapidamises, siis mul on näiteid reaalelust nende kasutaja suhtes, kes enam ei taha tagasi minna sisepõlemismootoriga auto peale. Ja see, mis puudutab hinda, siis see hind hakkab juba niivõrd tugevalt võrdsustuma ja lisaks tulevased Euroopa Liidu piirangud, mis siis on järgmine see nii-öelda koodi samm, mida lubatakse heitmetes, siis see juba nõuab, et autotootjad hakkaksid müüma elektriautosid ja kui autotootjad nõuavad, et nad hakkavad müüma, siis nad ka maha müüvad inimestele. Kas pistikhübriid, ütleme praeguse taseme omad enamik sõidavad tegelikult selline 60-70 kilomeetrit juba aku peal ja siis tuleb mootor appi. Kas see on see mingi asi, mis võiks jäädagi olla või see on ikkagi autofirmadel ainult oma paberil selle kas 5 aasta pärast on selline asi ka veel tegelikult alles nagu pistik? See lihtsalt tundub see, et nii kui sul ütleme vool saab autost otsa, siis auto veab ju kaasa lihtsalt mitusada kilo akusid ja kulutab selle võrra rohkem kütust. See on jällegi väga huvitav küsimus, et mis kontekstis seda vaadata, et kui me vaatame näiteks kasutajaprofiili, kes sõidab ainult linnas ja harva käib siis näiteks siin Tallinna ümber, kui tuua siit koha pealt üks näide, et kui ta enamus sellest sõidukist kasutab elektriauto režiimis, mis kilomeetri läbimisel tõenäoliselt on ikkagi odavam kui kütusega nii-öelda kütust põletada, et see keskkonna kohalik nii-öelda saaste, nii müra kui ka siis heitmed, et see on oluliselt ju väiksem kui siis näiteks bensiiniga sõita ja nüüd, kui ta mõjutab meie seda kohalikku keskkonda siin antud hetkel vähem, see on ju kasulik. Tegelikult me kõik tänu sellele ikkagi hingame vähem seda nii-öelda heitgaasi sisse, mis autodest tuleb, tekitame vähem müra keskkonda, et see kohalik keskkonna mõju on kindlasti olemas, kuigi antud hetkel, kui meil on selle hübriidi ja elektriosakaal on nii väike, siis me veel võib-olla see nii hästi ei tunne, aga jah. Mulle tundus, et vahepeal et geniaalne lahendus, aga see ilmselt seal füüsika nii hästi ei toimi, olid need elektriautod, mis, kui sul elektri sai otsa, et sul oli bensiinimootor ka pardal, mis hakkas siis tootma elektrit, ta hakkas tootma elektrit, et su auto oli kogu aeg sõitis elektri peal, aga vahepeal siis sulle tuli juurde, aga see vist ei ole jätkusuutlik väga lahendus. See oli esimeste elektriautode puhul selline, ma usun, nii-öelda, kui selle lähteülesandele vaadata, et teeme nüüd elektriauto inimestele, millega saaks ringi sõita, siis üks selline ingliskeelne termin on nagu range anxiety, ehk siis selle läbisõidu kartus, et me äkki ei jõua sinna, kuhu me tahtsime jõuda. Ja esimeste elektriautodega see probleem oli tõesti ikkagi päris suur, eks ju, et kui me saime sõita seal võib-olla 80 kilomeetrit või Eesti talveoludes, eks ju, siin mõned näited olid nende samade Mievite peal, et kus isegi 80 tuli pooleks jagada külma ilmaga, eks ju, et siis kui see oli väike selline generaator, abimootor olemas, et ikkagi me lõpuks jõudsime sinna punkti välja, kuhu me tahtsime jõuda, et siis saaks auto laadima panna, aga oma otstarbekuse mõttes ta tõesti ei ole kõige otstarbekam meetod. Aga see võiks olla just see pääsetee, et see on see range extender, et ma tahan kogu aeg sõita elektriga, aga kui mul on see viimane 50 kilomeetrit, siis ma lülitan oma selle bensiinimootori sisse, et see võiks olla lahendus, aga vist me ei lähe maailmas seda teed. Vesinik on ju tegelikult see sama, mis toodaks sul pardal elektrit. No mulle meeldib väga näiteks Nissani maaletooja esindaja väide on see, et nüüd uued viimase generatsiooni Nissan Leafiga omanikud sõidavad niimoodi, et nad laevavad üle öö seda, et ta lae iga päev, üle 2 öö ja ega nad väga ei mäleta ka, millal nad käivad näiteks kiirlaadijate juures, nad ikka tavaliselt laevad kodus üle öö auto täis ja neil ei ole nagu seda vajadustki, et sul peaks olema see range extender, et kui me ütlen kas või oma autoga, mis ei ole elektriauto, eks ju, näen, et mul on 50 kilomeetrit veel läbi sõitu, ma hakkan juba pabistama, et nüüd ma pean minema kütust tankima ja varsti saab otsa, eks ju.
aga elektriautoga 50 kilomeetrit on meil tükk maad, kuhu sõita ja sellega harjub ära, et need see on kõik on nagu suhteline, et ja see ongi lihtsalt see populariseerimiseks, eile nägin CNG ärevust, kus inimene oli tulnud mulle külla CNG autoga ja siis, aga kus nüüd siin, kus kohal siin on see tankla, kus teil seda pakutakse? Ei no elektrikaga on lihtsalt see jamma, et jah, et ma näen, et mul on 50 veel minna, aga siis ma pean sisse planeerima omale selle umbes pooletunnise või tunnise pausi kuskil avalikus laadjas, juhul kui ma ei lähe koju, vaid ma olen kuskile mujale teel. Nii et no tegelikult saab ka juba, ütleme, 10 minutiga päris hea juba ulatuse kätte, et ja huvitav on see, et ega need tehnoloogiad lähevad nii kiiresti edasi, et see 10 aasta tagune IMI, mis meile toodi, eks ju, tänapäeval ta ei ole võrreldav nende autodega, mis juba praegu turul on, et kui me võtamegi need nii-öelda uued elektrimudelid ja huvitav on ka see, et enamus suurautotootjad ju praegu arendavad või on juba turule toonud oma nii pistikhübriidid kui tavahübriidid kui ka elektriautod. Enamus suurtootjad tegelevad sellega aktiivselt ja eks need märgid näitavad seda, et siin lähima aasta jooksul on ikkagi oodata sellist suuremat ka aktiivsemat turustamist autotootjate poolt, eriti et uute nende piirangutega kokku minna ja eks siis võib-olla hakkab see osakaal vaikselt kasvama. Teeme siia väikse pausi ja siis räägime veel autotehnoloogiatest. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund tagasi. Stuudios on meil tehnika kõrgkoolist autotehnika õppekava juht Henri Vennikas. Millest me nüüd tahtsime? Minul oli korraks hästi põgus küsimus, et vahepeal me räägime hästi palju räägitakse vesinikust. Siis osad arendavad suured ettevõtted, siis annavad teada, et me nüüd loobusime ja siis tuleb mingi teine suurtootja, viimati vist äkki Mercedes, kes ütles, et nii ja nii mitu miljardit paneme vesiniktehnoloogiasse. Kas see on järgmine asi, mis tuleb või ennem on meil juba väiksed tuumajaamad pardal ja kas see vesinik on võimalik saada tarbekütuseks? No ennustajatööd on väga raske teha täpselt. Ilmselt sa loed ilmselt rohkem kõiki neid materjale teaduslikust poolelt. No ütleme tehnoloogilises aspektis, aga vesinik ise kutsutakse puhaskütuseks. Küsimus on, kus me selle vesiniku saime, et kui me kaevasime näitlikult öeldes maa seest välja põlevkivi, tegime sellest elektri ja siis sellest elektri abil tootsime vesinikku, siis see nagu väga ei ole mõistlik tegevus, eks ju. Et samamoodi Eestis ka tegelikult selle põlevkivi elektri kasutamine elektriautodes summa summarum ei oma sellist efekti, nagu ta võiks, kui see elekter oleks toodetud tuulikutest ja päikesepaneelidest. Aga eks see ongi see küsimus, et ega see iga energia tootmise valdkond peab oma probleeme lahendama praeguste jõukohaste nii-öelda võimaluste raames ja vesinik on kogu aeg olemas selle nii-öelda lahenduse variandina, et kui nüüd leitakse meetod, kuidas seda vesinikku auto peal säilitada, nii et oleks ohutu ja sealt vahepeal ka ära ei kaoks kuhugile ja seda vesinikku ennast toota ja säilitada, see tegelikult on päris hea, natuke võrreldav võib-olla LPG-ga, et on niisugune veeldatud olekus suure rõhuva laine, eks ju, mis endasse salvestatud energiat meile siis autos annab, Aga kas paistab kuskilt mõni läbimurre, et kui me räägime 5-10 aasta perspektiivis, et keegi on kuskil juba saanud valmis selliseid tootmismeetodeid, mis võiks? No ma ise ennustaks pigem ennem läbimurret siis sellisele akutehnoloogiale, mida nimetatakse tahkisakudeks auto peal, et kus ei ole siis vedelat elektrolüüti sees, et pigem ma eeldan, et ennem jõuab turule nii-öelda tahkeaku ja võib juhtuda, et siis kunagi hiljem ka siis vesinikutehnoloogiad, mis on reaalselt vesinikuballoonidega autod. Neid on olemas erinevatel tootjatel, mida on maailmas nii-öelda demodel on näidatud, aga sellist laiatarbemudelit ei oska niipea ette ennustada. Ma just tahtsingi küsida nende akude kohta, et praegu meil on need liitium-ioon-akud ja need lihtsalt tõstad sinna pakkide kaupa juurde ja saad rohkem sõita, et just, et kaugel nagu seal mingi on, et need tahkisakud või kuidas meil seal see edasimineku üldse on mingi reaalsus? No tahkisakkude kohta on ka olnud päris palju erinevaid teadusuuringuid, kus on seda tehnoloogia enda toimivust on laborikatsetest tõestatud, et see tehnoloogiliselt on võimalik, aga see industrialiseerimine, et see jõuab lõpuks sellisesse massiivsesse tööstusesse nagu autotööstus, et on nagu sellised tehnoloogiad, mis on kerge toota, kerge hooldada
ja kerge siis käidelda, et on näiteks ohutud, et selle nii-öelda industrialiseerimise protsess võib olla olenevalt tehnoloogiast siin 5 või 10 aastat, kuni nad jõuavad siis uute automudelite peale ja mõned autotootjad, kes ongi selle peale väljas, et seda industrialiseerimisprotsessi kiirendada, nagu Tesla näiteks, kes ehitabki kogu selle aku oma majas nii-öelda valmis, siis ta tahabki seda võimalikult kähku, võimalikult heaks saada, ja tundub, et nende strateegiaga kohati töötab ja ma usun, et ka neil võib varsti mõni uus huvitav akutehnoloogia valikus olla, nagu ka teistel suurtel tegijatel. Aga räägime natuke juhiabidest ka, et meil on praegu neid kõik reklaamivad välja, et meil on jälle siin üks uus juhiabi ja siis tuleb veel juurde ja mida kõik auto teeb sinu eest ära, juba selline tunne on, et auto peaaegu sõidab ise. Palju on need selliseid tehnoloogiaid, neid, mis tegelikult varsti on meil unustatud, et tegelikult kas me ei ühtepidi unustatud, et me ei teadvusta üldse, et need enam olemas on, kuigi need on auto peal olemas, või teistpidi need on mingi vaheetapp? No väga hästi oli öeldud see, et me ei teadvusta, et need auto peal on olemas, et kui me tavakasutajana istume autosse, et iga raadiokuulaja võib selle peale mõtelda, et kui need läheb oma järgmise sõidu peale või on parasjagu sõitmas kuhugile punktist A punkti B, et kui palju me teame, mis seal auto taga nii-öelda taustal, nii-öelda selle kulisside taga tegelikult siis toimub parasjagu. Ja ma usun, et suhteliselt väike osa inimestest autokasutajatest teadvustab, et meie auto peal on mõnikümmend arvutit, mis krõbistavad numbritega, sest ega me oleme tavapäraselt harjunud, et me näeme arvutiekraani ja me näeme, mis ta teeb, siis auto peal olevate arvutite puhul me ei näe. Ja need arvutid on omavahel erinevates nii-öelda internetivõrkudes, mis vahetavad andmeid, eks ju, et siis mõne minutiga on meil seal sadu tuhandeid sõnumeid vahetatud autos, et see on niisugune suur arvutivõrk, mis siis pidevalt toimetab ja kogu see ohutus ja funktsionaalsus, mida meile pakutakse, see tegelikult on tarkvaraga määratud auto peal nende arvutite kaudu ja seda tarkvara, mida ühe auto peal praegu on, uus sõiduauto, võtame tänavalt ükskõik millise, reeglina on seal kuskil niisugune suurusjärk 100 miljonit rida koodi tarkvara peal, ja kui me proovime ette kujutada 100 miljonit rida koodi mitmekümne arvuti peal, mis töötavad selle 4 rattaga plekist nii-öelda keskuse peal, see peab töötama meil ohutult 10-15 aastat, ilma et meil tekiks mingisuguseid vigu, näiteks sõidame maantee peal, me ei taha, et meil mingi tarkvara error, siis pidurid rakendaks kogemata peale või vastupidi, pidurid ei rakendu, kui vaja on, et see on nagu lubamatu, et selles mõttes see auto olemus kui selline on viimase, 20 aasta jooksul on ikka väga muutunud, et paarkümmend aastat tagasi öeldi, et mul on autol peal pardakompuuter, mis näitab näiteks keskmist kütusekulu, eks ju, tänapäeval on neid pardakompuutreid mitukümmend ja juhiabid siis pakuvad juba võimekust, et hoida rada, hoida pikki vahet ees oleva sõidukiga ja nii edasi, eks need tehnoloogiad on ise selles mõttes sellised asjad, millega inimesed harjuvad suht kiiresti ära, et näiteks püsikiirus hoida, ma kujutan ette, tänapäeva inimesed kõik on harjunud maantee peal või siis olukordades, kus ta saab kasutada püsikiirushoidjat rakendama. Aga me ei sõida ju kuhugile näiteks ees olevale sõidukile otsa, sellepärast et me ütleme, et kuule, mul püsikiirushoidja ei peale. Me ei tee ju seda, selles mõttes, et see ka nende juhiabisüsteemidega on samamoodi, nad on juhiabid, et me anname osa sellest oma sõiduülesandest ära automaatsele süsteemile, mis seda suhteliselt ohutult, kuid meie jaoks natukene harjumatult täidab, vahepeal sikutab rooli või teeb mingid sellised asju, mis meile ei meeldi, aga see ongi selle mõttega, et me anname osa nagu sellest juhi vahetust sellisest tööst automaatsele süsteemile ja juht saab taustalt vaadata eemalt sellist üldist pilti ja ohutust jälgida ja vajadusel siis sekkub ja juhiabid alati alluvad sekkumisele, et nad kunagi nii-öelda ei lähe juhist üle ega kaugemale, et selline see, ütleme praegu, kõikide suuremate tootjate mudeli valikus leiduvad juhiabid on, kusutakse siis nii-öelda see tase 2 juhiabi, mis hoiab rada, mis hoiab pikki vahet, aga kui räägite sellisest robotiseerimisest ja automaat juhtimissüsteemidest, nagu need tehisintelligentsed ise sõitvad autonoomsed sõidukid, et siis hakatakse nagu natuke kartma juba, et ei tea, kas see isejuhtiv auto nüüd hakkab liiklusõnnetusi põhjustama ja mida ta teeb, aga see on üks selline tavapärane küsimus, mida küsitakse, et kui isejuhtival autol on valida, et kas
sõita siis näiteks tee peal olevale objektile või halvemal juhul jalakäijale otsa või sõita näiteks vastu seina või kraavi, kumma auto valib. Ilma pikemalt selgitamata ma tahaks ütelda, et see on juba eos valesti esitatud küsimus, sest me peame vaatama, kus kohas praegu enamus liiklusõnnetusi tuleb, mis neid põhjustab. See on tegelikult 95% ikkagi inimjuhi süü või inimosaluse süü selles õnnetuses, et kas inimene oli purjus, vaatas telefoni, väsis ära, mingi muu asi juhtus, aga inimene põhjustas selle õnnetuse. Kui me vaatame tehnoloogiat, mis nendel nii-öelda isejuhtivatel autodel siis peal on, mis on ka tegelikult enamus uutel sõidukitel juba tehnoloogiline võimekus, see, et nad järgivad ümbritsevat keskkonda pidevalt 360 kraadi mitmest erinevast kaamerast, mitmest erinevast radarist, võib-olla vahel ka juba lidarist, tulevikus kindlasti ka lidarist, siis see tehnoloogia teeb seda pidevalt ilma väsimata. Inimene ei suuda väsimata 360 kraadi ümber vaadata, aga auto suudab. Ja sellest tulenevalt ma julgen päris tugevalt väita seda, et see küsimus oli eos valesti küsitud, sellepärast ega see auto ei satu sellisesse olukorda, kus ta seda valikut tegema peab. Kuigi praegu selle arendamise käigus on mõned kurioossumid. Ma just tahtsin küsida, et meil saate lõpp on tegelikult umbes 1 minut, tegelikult isegi vähem. Et miks need Teslad Ameerikas autodel otsa sõidavad siis? Seal olid ka teised automargid olemas ja seal ongi see, et ega ma vastan korra vahele, see on 100 miljonit rida koodi ja kõik kood ei ole veel ideaalne. Just ma mõtlengi, et praegu ei ole tegelikult tee peal ühtegi ametlikult isesõitvat autot, kui on, siis need on testautod, millel peab olema kohustuslikult juhtrooli taga. Ei, seda ma tean, nad ei tohikski, aga mis see võis olla põhjus, kas ei tööta kaamera, sest see on ju selline, et mis juhtub? No see on, ütleme, arendusjärgus ühel juhul oli Uberi auto, kus oligi alguses süüdistati tarkvara viga, eks ju, aga lõpuks, mis juhtus, oli see, et selle Uberi auto puhul mõisteti süüdi juht kohtus õnnetuse põhjustamise eest, sest juriidiliselt oli ikkagi kõik autod tänava peal veel juhi vastutusel ja kui tulevad isejuhtivad autod, siis on need vastutused juba selle süsteemi arendaja või pakkuja või kes vahetult teenust pakub, eks ju, tema kaelas nii-öelda. Aga jah, selles mõttes seda nagu hetkel süüd auto või selle isejuhtiva auto peale panna on natuke keeruline ja ma ütlen, et ka selle isejuhtiva auto mõttega harjumine, see on üks jällegi selline huvitav näide, et ega me hirmutame võib-olla inimesed natuke ära, kui me räägime tehisintelligentidest ja robotitest ja tulevad, eks ju, aga paljud ju lähevad koju, eks ju, võtavad oma nutitelefoni lahti ja ütlevad oma robotile, et kuule mine niida muru ära või põranda puhastus näiteks ja tegelikult see robotiseerimine on ju väga vaikselt igal pool meil ja varsti on ka autod robotiseeritud. No selge, rääkida oleks kindlasti veel mitu tundi, aga kahjuks meil sai saate aeg just otsa. Aga suur tänu, et tulid ja kuuleme järgmine nädal. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt.